Tere tulemast hommikusöögile koos minuga minu ühte lemmik söögikohta. Tegelikult oli see minu lemmik 18 aastat tagasi Pikal tänaval, aga ühel päeval seda enam ei olnudki. Ja siis ma ei teadnudki, mis sellega kohaga juhtus. Ma käisin seal üsna tihti veini limpsimas, antipastot söömas ja lihtsalt chillimas ja ennast mõnusalt tundmas sõpradega. Aga ühel päeval nad olid tõepoolest lihtsalt haihtunud. Ja nüüd, voilà, ühel päeval kõnnin mina vanalinnas mööda Olevimäge, mööda Sulevimäge ja vaatan, et kuidagi tuttav nimi on. Ja vaatasin nagu mitu korda, nii Osteria del Callonero tuli kuidagi tuttav ette. Astusin sisse ja mind võttis vastu väga armas perenaine, kelle ma kohe ka muidugi ära tundsin. Ja see oli see sama naine, kes oli seda sama kohta pidanud siis kunagi 18 aastat tagasi Rataskaevu tänaval. Ja täna me oleme Olevimägi 11 aadressil, ehk see on siis uuesti avatud. 3 aastat oli vaheaega ja nüüd on see selline imearmas väike pererestoran, kus siis töötavad ema töötab hommikupoolikul, ta on täna siin, isa töötab õhtupoolikul ja kui lapsed lõpetavad koolitöö, siis lapsed tulevad ka appi ja suveks tulevad nad siia tööle. Siin avatakse ka, siin on juba näha mingid väiksed sellised õues lauakesed ja toolikesed, tõenäoliselt tehakse ka terrass, sellepärast juba praegu see koht ei mahuta inimesi ära, see on nii popp ja ei ole veel isegi turistihooaeg alanud, aga rahvast on, tähendab on hea koht. Ja mina ootan siis täna siia meie juubilari Elisabethi, jätame praegu perekonna nime saladuseks. Ja vaatame, kuidas talle see koht meeldib, sest see koht, kus tema töötab, on siin ümber nurga ja see peaks justkui talle tuttav olema, aga võib-olla ma suudan teda üllatada. Proua saab 50 aastaseks, teda ootab uhke lillepukett. Ma loodan, et ta armastab veini, punast veini, täpselt nagu minagi. Aga ja rääkimata siis antipastost. Et mina arvan, vähemalt, nüüd ma olen üle hulga aja esimest korda siin, ma arvan, et see kvaliteet on säilinud, sest kui ma mingi 3 aastat tagasi siis viimast korda käisin selles Osterias, siis need olid jumalikud asjad. Need tuuakse otse Itaaliast loomulikult, kõige parem on siin burrata, see tuleb samamoodi Itaaliast ja pitsa asemel pakutakse siin tegelikult pinsat. Kas te teate, mis asi on pinsa? Me ei hakka seal üks härra sööb seda pinsat just, aga me ei hakka teda segama ja kaamerat sinnapoole keerama, et võib-olla me tellime ise ka pinsat. Et pinsa on üks väga põnev asi. Loomulikult siin on paniinisid nagu Itaalia kohtades ikka, suupisteid, salateid, aga kui te tulete siia, siis ma kindlalt, kui te olete suur salatisõber, siis ma soovitan burratat kapriisena ja burratat ka anžoovistega, kellele siis selline soolane kala meeldib. Aga üle prahi on ikkagi antipasto, mingi hea punase veiniga. Okei, siin on valget veini ka, peenemale rahvale on isegi šampanjat, aga et ta on selline koht, kuhu sa võib-olla tuled kas või üksi vanalinnas lonkides, ringi lonkides ja siis natukene nagu kõht tühi ja siis tahaks kerget ampsu ja klaasikest veini, siis see on ideaalne koht. Nii, aga nüüd ootame põnevusega meie külalist. Sealt tuleb sünnipäeva laps, juhu!
sa ei tea, kuhu sa tulid. Ma just ei tea, kuhu tulin. Sa ei tea, öeldagi, ma ütlesin, kuule, ole professionaal, võta kohe mikrofon kättes. See on lihtsalt väike lühike. On sul kiire või? Ei ole kiire, ma üldse ei mõelnud, et ma mõtlesin, et ma tulen sinuga vadistama, aga ma pean mingile ekraanile salvestuma. Aga ma unustasin meiki ja ma olen täiesti ületöötanud inimene. Ma olen nagu mingisugune, ma ei tea. Nii tore, siis ma olen sinust ilus. No. See on kõige olemisem. No, seda pole raske nagu saavutada kellelgi. Ei, aga see on nii huvane koht, et keegi ei pane tähelegi. No ma ei tea. Võib-olla kuskilt ma mingi huulepulga leian. Jaa, ma laenan sulle enda oma. Niisugust ma ei taha. Siis ma juba hakkan varjutama. Sellist ei taha. Kus sa arvad, et mul on kotis ainult üks huulepulk? Muidugi sul on mitu. Kuule, okei, laseme sul rahulikult lahti riidest võtta ja siis jätkame. Ma tegin kohutava vea. Rääkisin siin omanikust, aga tegelikult on niimoodi. Kogu lugu on siis selline. Elisabeth, sina ka kuula selle koha lugu, muinasjuttu, et oli see tore osteria Rataskaevu tänaval. Nii, seda pidas itaallane Marko. Nii, siis ühel päeval tuli Kai. Kai, sa parandab mind. Kai, kas sa läksid tööle sinna või? Sa läksid sööma sinna? Aha, sõbranna vedas Kai sinna osteriasse. Kuidas siis see võimalik on? Üks räägib nurga tagant seal, ta ei taha kaamera ette tulla, tal on ka suu värvimata. Kas ta armus susse siis ära seal, kus olid sõbrannaga? Sama. Saad aru, kujutad ette, Elisabeth, ta armus ära, inimene läks sõbrannaga osteriasse, nad olid Rataskaevu tänaval enne, on ju seesama koht. Saad sa aru, ja see mees, kes oli selle koha omanik, armus silmapilkselt Kaisse ära. Kurat, kas meil on veel Tallinna peal mingeid osteriasid või kohvikuid, kus itaallased töötavad, Ja te olete siiamaani koos ja õnnelikud nagu 18 aastat ja 18 aastat on see koht ka vana. Ja Marko tuleb ka kohe siia ja me teeme Markole 1-0. Aga Elisabeth, laseme siin nüüd juukseid sättima ja huuli värvima. Just. Ja me jätkame kohe selle sama koha pealt ja mina uurin tegelikult, et kuna meie armas näitlejanna oli nii sassis omadega, et meiki unustas peale mõne mõtte, siis et millised tema hommikud üldse välja näevad. Kas ta teeb kodus süüa näiteks oma armsale kaasale, kellega ta on ka koos olnud? Elisabeth, kaua sa oled koos oma mehega olnud? Liiga kaua, kellega ta on liiga kaua koos olnud. Kas sa süüa teed talle ikka või? Meil saab 30 aastat see august. Ei osa olla ka august ja abiellusite 21 aprill. Jaa, seda küll, aga koos enne seda me olime 17 aastat koos enne, kui ma abiellusin. Õige, just täpselt. Nii, mine tagasi. Ühesõnaga, see ei ole Linnateatri etendus, praegu see juhtub kõik päriselt. Ja 30 aastat koos, nii, 17 aastat abielus. Okei, huvitav, kas ta mehele süüa ka teeb või? Kas nad väljas ka käivad või? Kas nendel on romantilisi hommiku- ja õhtusööke? Seda kohe uurime, sellepärast see on ülipõnev, kui ta kavatseb sealt vetsust välja tulla. Vanad need lapsed on sul 22 ja 17, 22 ja 17 on lapsed. Okei, selge. Ja nüüd ootame. Ja sealt ta tuleb. Issand, kui ilus sa oled. Jumal, nagu teine naine kohe. Hoia seda käes lihtsalt. Tule minu juurde siin. Räägime kaks. Aga see kõigepealt on mõeldud niimoodi. Ja kõigepealt me teeme hästi lühikese intro ja siis pärast teeme pikema intervju. See on sellepärast. Nii kaua, kui sa tualettruumis istusid, natuke pani mööda, eks ole, 30 aastat koos, 17 aastat. Enne seda olime 17 aastat koos, me abiellusime aastal 2012. Aga kas see on oluline? See on ülioluline, sellepärast, et praegu me rääkisin just muinasjutu inimesest, kes on olnud 18 aastat nagu koos ühe mehega esimesest hetkest saati ja see tundus nii müstiline ja nüüd sa paned täiesti paremaks kohe. No igal inimesel on oma teekond. Mõnikord läheb nii, et tulistasin puusalt ja läks kohe õigesse kohta. Et
või siis tulistas keegi teine. Just. Et jah, no juhtub mõnikord nii, minul oli niisugune lugu. Hästi armas. Kuule, aga me räägime pikemas intervjuus igasuguseid toredaid asju sinu tööst ja perekonnast, aga küsimus on see, et mis selle pika kooselu saladus on, et kas te käite väljas söömas, kas sa teed hommikul, keedad sa putru, no lapsed on juba suured, on ju, järsku nende eest ei pea enam nii palju hoolitsema, on ju. Et kuidas see asi veereb nagu niimoodi mõnusalt, et veereb. No kui oleks mingi ühtne selline reegel, mudel, siis oleks ju, inimesed elaksidki kõik õnnelikult koos. Aga noh, ma ei tea, ma ei oska öelda, see on ikkagi kokku kasvamine. Me olime nii noored, kui me alustasime kooselu. Mina olin 20 ja minu abikaas oli 22. Et me tõesti, meie puhul on tõesti nii, et me oleme ühte kasvanud või kokku kasvanud, et jah, et raske on öelda, mis on saladus. No ma ei tea, igal ühel on oma teekond, et see saladus on, mõnede kohta öeldakse, et tuleb rääkida, tuleb alati rääkida, tuleb kõik lahti rääkida. Jah, on õigus, et ei tohi jääda ussitama mingite teemade peale, aga mõnikord võib-olla võib just suu kinni hoida, et mõnikord on see targem mõte, et võt ei ütlegi praegu. No aga kakelda, kui vahepeal kakled nagu tuliselt, siis on ju ka äge. Ja ei, magus leppimine järgneb sellele, jah. Ei, muidugi, konfliktid on elu osa ja naiivne oleks väita, et kui et me elame koos harmooniliselt ja meid ülitse kunagi. Et ma ei tea, mina oma väikese elukogemuse juures, ma ei ole näinud inimesi, kellel poleks lahkarvamusi. Ise eriti veel siis, kui nad on lähedased inimesed. Et ma ei tea, võib-olla keegi tänaval käitub kuidagi mulle arusaamatul moel, ma ei lähe temaga konflikti, sest ta mulle võõras inimene, kuigi mõnikord võib tunduda, et appikene on ju. Aga ikkagi need lähedased oma vigadega, nemad puudutavad meid kõige valusamini ja me ise ka tõenäoliselt. Ma ise ka, minul on ka väga palju vigu. Aga kui sa ühe asja peale enda puhul mõtled, siis või ei, mõtle pigem mehe puhul. Mis on see üks asi, mis paneb nagu, kui sa mõtled ta peale, näiteks kas või jalutad üksipäini siin vanalinnas, mingi üks moment, mis sind paneb alati naeratama või kuidagi heldima või teeb südame soojaks? Ma arvan, et tema selline oskus näha igas olukorras head. Et see on lausa mõnikord sellise naeruväärsuseni välja. Ja mõnikord võib see ka vastupidi väga ärritada. Kui sina tahad justkui nagu kurta ja haliseda ja nuriseda ja siis ta alati keerab sulle nagu teise selle pildi, aga vaata seda asja niimoodi, aga vaata sellest seisukohast. Ja põhiliselt on see alati selline nagu hea vaatevinkel. Armas. Aga mis sa arvad, mis sinus on nii ägedat, et meil tänapäeval ikka küsitus, et sa oled suutnud selle mehe kinni hoida. Meil on vähem vaata selle pärast. Ma ei tea, ise enda kohta on kohutavalt raske niimoodi öelda. Ma ei tea, mis on minu saladus. Mis on minu saladus, jah. Et ma ei oska öelda seda, et see oleks võib-olla õige küsimus just nagu sellele vastaspoolele, et mida tema siis välja tooks minust. Me oleme mõnikord seda mängu mänginud küll, et nimeta mingisugused head omadused, mis sinul on ja siis vastaspool peab samamoodi vastama oma partnerite positiivsete omaduste suhtes. Et ja sul ei ole midagi meeles või? Ma olen kindlasti väga särtsakas inimene, ma arvan, et see on kindlasti üks osa sellest, et ei muutuks igavaks ja selliseks kuidagi üksluiseks, aga ma armastan ka väga tasakaalu ja rahu tegelikult, sest ma olen ikkagi ju sõnn. Et kui ikka läheb natukene niimoodi, et hakkavad juba klaasid ja asjad kukkuma ka sellisest ülevoolavast heameelest, et siis ma tõmban alati tagasi. Et mulle ei meeldi nagu, kui väga asjad lähevad üle võlli. Kuule, sa napsulembe ei ole või? Pole kunagi ausalt öeldes eriti olnud. Ma mõtlesin just joomakat. Sinu sünnipäeva puhul. Nagu hea põhjus, ma mõtlesin. Aga vaatame jooksvalt. Ma ei piina sind praegu rohkem. See on imeline, et sa suutsid nagu ühest rollist teise minna. Sa tulid tuustina ja väljusid printsessina. Vaatame. Vaatame, aitäh sulle.